Tere, kallid vaatajad! Tere tulemast saatesse Miks Iisrael, kus me arutame erinevaid Iisraeliga seotud teemasid ja tahame süvitsi minna just kristlaste jaoks oluliste küsimustega, olgu need ajaloost, teoloogiast või päevakohasest. Ma olen siin stuudios ühe väga põneva saatekülalisega täna, keda ma arvan, et enamus Eesti kristlastkonna tunneb kui ühte tugevat Iisraeli häält. Tere, Peeter Võsu! Tere! Aitäh, et sa leidsid aega minuga vestlema tulla. Sa oled Jeruusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna juht Eestis. Millega sa veel tegeled? Ja tegelen üsna paljude asjadega. Natukene on käsi ka poliitikas sees Isamaa erakonna kaudu ja olen olnud Eesti meedias ka natukene üht-teist tegemas. Eesti kristliku televisiooni juht olen pikka aega olnud ja viimastel aegadel ka natukene ka selles valdkonnas kaasa löönud. Ja teinekord tuleb mingi oluline teema, siis ka kirjutan kuhugi, kus vaja, kas siis mõnda kristlikusse väljaandesse või mõnda ka täiesti tavalisse, näiteks Postimees on ikka aeg-ajalt midagi võtnud. Et võin teha seda, mis tunnen, et on just õige ja sobiv hetkel teha. Väga põnev. Me tuleme hetke pärast su tegemiste juurde tagasi, aga alustaks millestki päevakohasemast. Sa käisid just Ameerika Ühendriikides ühel väga põneval Iisraeliga seotud üritusel. Kas sa räägiksid sellest veidi? Jeruusalemma palvushommikusöök, mis on olnud juba aastast 2017 alates Jeruusalemmas. See on liikunud sealt ka siis välja, kõigepealt läkski Ameerikasse ja ta on üsna mitmel pool üle maailma olnud, aga nüüd siis ka Mar-a-Lagos Trumpi kodus siis teist korda ja loomulikult koht on väga põnev ja väga huvitav ja võib-olla üldse palvushommikusöögi kontseptsioonist peaks natukene ütlema paar sõna. Sest mitmed inimesed on minu käest küsinud, no läksid sinna hommikust sööma, okei, Trumpi koju, loomulikult on tore ju seal ka hommikust süüa, aga et mis selle asja mõte on? No palvus hommikusöök on koht, kus kristlased tulevad kokku, et palvetada üheskoos ja mõtteid arendada, mõtteid vahetada teatud olulistel teemadel, mis on just sel hetkel oluline ja mis on ka teatud mõttes palveaine. Loomulikult kõik, mis on oluline, me ju esitame ka Jumalale oma palvet nendes asjades ja nüüd, et seal kohas seda teha, loomulikult me rääkisime kõigil päevateemadel, ka Iraani teema oli väga tugevalt esil, aga palvushommikusöök on koht, kus saab sügavuti lahti rääkida väga paljud olulised teemad. Ja teinekord võib tekkida mõte, et kas me siis räägime üksteisele, kui väga me Iisraeli armastame, kõik on seal Iisraeli armastajad koos, aga tegelikult on asi nii, et tipp-poliitikud sageli ei teagi nendest teemadest rohkem kui väga pealiskaudselt. Ja siis on hea, kui keegi tuleb ja valgustab ja räägib nendest asjadest nii, nagu need asjad on. Näiteks küll piibli valgel, küll nende sündmuste valgel, mis on just hiljuti toimunud, ka Iraani sündmused ja nii edasi. Ja kui räägivad need, kes on just nende asjade seest ise tulnud, näiteks Iraani kroonprints Pahlavi pidi seal küll koha peal olema, ta kahjuks sündmuste arenedes ei saanud enam Washingtonist ära minna, sest tal oli meeskond seal ja ta pidi Iraani sündmustel hoidma kätt pulsil just otse, aga ta saatis ikkagi salvestatud sõnumi meile sinna otse. Ja loomulikult ka kõik need muud sellised olulised sündmused, mis on seoses Ameerikaga, Ameerika otsustega piirkonna jaoks, sealt tuli koorus välja üsna palju ka nüüd natukene eelmisi otsuseid, ka Bolsonaro poeg, Eduard Bolsonaro oli kohal lava peal ja palvetasime ta eest. Siis seal oli Erin Molan, üks telesaatejuht Austraaliast oli koha peal, kes rääkis, kuidas tema kogemus oli, kui ta just selle 7. oktoobri sündmuste järgselt oli Iisraeli toetama asunud ja tal oli üllatus, et tema toetab loomulikult seda, kes on kannatada saanud ja keda on ülekohtuselt rünnatud ja siis
ja siis talle tuldi ütlema, et see on vastuoluline teema, et sel teemal sa ei saa ühte poolt valida ja ühte poolt võtta. Ja siis ta ütles selle peale, et no mismoodi ei saa, kui ma seisan õiguse ja tõe poolel. Ja siis ta rääkis, kuidas ta käis ka Gaza piiri ääres nendes kohtades. Tähendab, et sellised otsesed sõnavõtud inimeste poolt, kes on nagu otseselt seotud nende asjadega, mis on just toimunud. Siin Iisraeli tipp-poliitikutest käis üsna mitmed olid kohal, Orit Farkas-Cohen, Iisraeli üks parlamendiliige. Ta rääkis sellest, kuidas tema perekonda mõjutas just see 7. oktoober ja kui lähedalt inimesed on langenud ja kui lähedalt on kannatada saanud ja et see on täiesti mingisugune teine areng, kui vaadata, lihtsalt lugeda numbreid. Okei, siin sai 1000 surma. Me võime rääkida, jah, Ukrainas sai 1 000 000 surma, eks ole, ja võime neid lõpuks võtta statistika ja numbritena. Aga kui on konkreetsed inimesed, inimelud, kellegagi suhtes olnud, et see kuidagi on nagu teistsuguse kaaluga, teistsuguse mõjuga. Ja ta rääkis just otseselt, kuidas ta tütrel oli 2 kõige lähemat sõpra hukkunud Gaza piiri ääres, kuidas see nende peret on mõjutanud. Ja võt sellised sõnavõtud ja ühispalved, ülistus, sõbrad, keda sa seal näed, sest palvushommikusöögid on ka saanud nagu võrgustikuks maailmas. Et sellest ajast alates, kui Ameerikas sai alguse aastal 1953 juba, sinna on päris kaua tagasi, et sellest ajast alates on palvushommikusöögid on nagu maailmas saanud võrgustikuks, kus inimesed ikka kohtuvad üksteisega ja julgustavad üksteist ja et see vanad sõbrad, vanad tuttavad ja nüüd ka Jeruusalemma palvushommikusöök on nagu omaette areng selle asja juures olnud. Ja loomulikult, kui minna sellisesse kohta, kus on võimukeskus, siis see kindlasti on ka just erilise kaaluga ja sinna ei ole väga lihtne minna, loomulikult tohutud turvad ja mis seal kõik on aga me ühe Soome sõbraga just rääkisime omavahel ja siis ta naljatas seal juures, et Soome president on seal käinud 1 korra ja Eesti president 0 korda, aga me oleme sinuga juba 2 korda. See kõlab tõesti uskumatult ja üldse tegelikult, et on olemas selline, et on ainulaadne üritus või et on olemas koht, kus nii, kuidas ma ütlen, et kus see ongi nagu tõefoorum mingis mõttes, et saab nii-öelda otse rääkida, saab otse kuulda mingitest arengutest, sündmustest ja see, et selles kohas palvetatakse ja ülistatakse, et Jeruusalemma palvushommiku esimestel aastatel sain seal vabatahtlikuna isegi teenida. Ja see oli väga-väga võimas kogemus ja ma kujutan ette, et ütleme, kuidas ma ütlen, kus tahes usk ja avalik elu saavad kokku. Sellised üritused võivad muutuda, kuidas ma ütlen, sellisteks kõnefoorumiteks, et igaüks seal ajab mingit oma poliitilist asja, ütleme selline, käivad mingid kindlad sõnavõtud, eks, ja siis need palved on ka sellised nagu formaalsed. Aga ma nii hästi mäletan, ma ei unusta seda ealeski, ma ütleks, see ehtsus, see tegelik nagu Jumala otsimine ja ka Jumala ees alandumine sellisel kõrgel tasemel on täiesti fenomenaalne. Et tõesti, ma ei kujuta ette, et on midagi sellist veel maailmas olemas, et see on tõesti nagu Jumala ime, et selline asi tegelikult on olemas. Ja muidugi see tulemus ka, ütleme, et üks asi on see, et kristlaskond hakkab palju paremini mõistma, mis toimub Iisraelis, aga teistpidi hakkavad ka Iisraeli otsustajad mõistma, mis tähendab piibel ka kristlaste jaoks ja mismoodi see on meil üks ühine Jumala ilmutus ja mismoodi meie oleme sellest ilmutusest saanud ka selle Messia kohta ilmutuse, mida nemad veel ei ole saanud. Et tegelikult see on tohutu võrratu areng just nagu 2 suunas. Ja siis sa vaatad, kuidas Iisraeli
otsustajad tulevad sinna, nad räägivad, nad kuulavad, nad on kaasas, elavad kaasa ja siis mõelda, et väga sageli ka rabid ja on oma teoloogilistes punktides kinni ja ei saa aru, et keegi võiks mõnest asjast teisiti aru saada. Ja siis tuleb üks lihtne poliitik, kes ei ole üldse teoloog ega rabi ja ta saab nagu suure pildi, saab kätte Jumala plaanist. Ja see on ka üks asi, mis avaldub seal täiesti uuel moel kuidagi, et see on tohutu huvitav areng. Ja väga võimas ja väga eriline ja üldse ma ütlen, et annaks Jumal, et meie poliitikud ka õpiksid palvetama ja Jumalat otsima. Peeter, me tuleme kindlasti päevakohaste teemade juurde sinuga tagasi. Aga ma võib-olla korraks zoomiks välja natukene. Nagu mainitud, Eesti kristlased teavad sind kui Iisraeli häält. Ma usun, nii kõnes kui kirjas on nagu mingil viisil võib-olla kokku puutunud. Aga paljud ei tea sinu lugu. Ja ma mõtlesin, et võib-olla alustuseks ma tahakski küsida sinult, et kuidas üldse Iisraeli teema sisse sattusid? No siin võib öelda nii ja naa, võib öelda, et juhuslikult, kuigi ma usun, et juhuseid ei ole ja kuidagi Jumal tõi mind sellisesse teemasse sisse täiesti ootamatult. See oli aasta 1997, kui mu vend oli hakanud tegelema selle Iisraeli teemaga ja käinud ühe korraga ära ja juba selleks ajaks ta oli vist natuke rohkemgi käinud, aga seal ma olin kristliku tele juht Eestis ja siis oli vaja teha seal 4 persooni lugu eestlastest, kes kunagi on sinna läinud elama Eesti juutidest ja siis Soome grupile, kellega ma siis koos läksin, oli vaja teha üks selline reisivideo. Ja Pentti Holi, üks selline Soome tuntud Iisraeli tööjuht, viis sinna ühe grupi ja see oli grupijuhtide koolitusreis. Ja mina ei kujutanud ette, et ma peaksin kunagi veel Iisraeli minema ise, veel vähem, et ma peaksin mingit gruppi seal juhtima, aga ju siis Jumal teadis, et ma vajasin ühte sellist reisi ka. Aga minu teha oli siis lihtsalt toota siis 4 telesaadet ja 1 reisivideo ja selle tegin ära ja pärast seda ma ei mõelnud ka, et ma peaksin veel kunagi tagasi sinna minema. Aga mu vend sai autoõnnetuses surma aastal 2001 ja siis see Eesti organisatsioon, Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond Eestis palus, et võib-olla, et ma võtaksin juhatuse liikme osa endale ja siis pärast öeldi, et ikka tegelikult me vajaksime, et oleks organisatsiooni juht. Nii et see asi sai selliselt alguse ja minule tundus, et see on lihtsalt, et ma teen oma vennale kummarduse ja astun tema kingadesse. Aga ja minu enda üllatuseks, kui ma sellesse teemasse süvenesin, ma sain aru, et sa loed piiblist ja sa loed seal iga teine sõna on Iisrael ja sa tõlgid selle kristlaskond ja Iisraelist üldse ei mõtle ja ei saa isegi aru, et Jumal oli Iisraeli jaoks tegelikult selline huvitav plaan, mida ta läbi ajaloo on kandnud. Ja see ongi see huvitav asi, et kui ma enda jaoks nagu sellise asja avastasin, siis ma mõtlen, et pole ime, kui suur osa kristlaskonda loeb piiblit võib-olla üsna paljugi ja nad ei loe sealt välja seda, mis seal on kirjas. Et on võimalik täiesti nagu teatud mõttes pimedana seda asja lugeda ja kui ma avastasin selle nagu teatud mõttes see rullus minu eest lahti see Jumala plaan, et kuidas Jumal, kui inimkond oli pattu langenud, siis Jumal mõtles välja plaani ja tal oli tõesti pikk plaan, suur plaan ja ta kõigepealt valmistas ette selle plaani, siis ta valmistas ette ühe rahva ja see võttis ka natuke aega, 2000 aastat selleks, et saata oma lubatud Messias. Ja tõesti, et kui põhjalikult ja pikalt Jumal seda asja ajas ja andis veel korralduse juurde, et ole nüüd hoolas ja pane kõik kirja, et sa ära ei unustaks, mis ma olen teinud ja sellest valmis meile piibliraamat ja ma ei kujuta ette, kui me oleksime kristlased näiteks tänasel päeval ja meil ei oleks piiblit. Igaüks peaks ise avastama, mis on Jumala tahe.
ilma et oleks ühtegi sellist alusdokumenti, mis meile paneb asjad nagu väga selgelt paika. Siis oleks ju igal ühel oma õigus ja keegi ei tea, mis siis see universaalne õige asi on Jumala silmis. Et Jumal midagi sellist tegi ühe rahva kaudu. Ja sellega ei olnud veel asi lõppenud, et Jumal ju lubas, et kui Messias on tulnud kui lunastaja, meie pattude eest surnud, meid päästnud ja meile kindlustanud igaviku koos temaga Jumala juures taevas, et ta tuleb tagasi ja siis luuakse uus taevas ja uus maa ja kõik, mis tuleb. Ja et ta tuleb samal kombel tagasi, ta tuleb Iisraeli tagasi. Ja et see maa et see lugu ei lõppenud sellega, kui 2000 aastat tagasi Kristus kannatas ja suri ja et siis on nüüd Iisraeli rahvaga kõik. Ma olen just mõelnud selle üle, et kui Jumal oma kutsumist ja oma lubadusi võtaks niimoodi tagasi, et siis tegelikult kuidas siis ma võiksin kindel olla, et minul on igavik temaga kindlustatud. Kui Jumal muudaks oma meelt niimoodi, et okei, et nad ei elanud välja seda, nad lõid ta risti, tähendab, et nendega teeme lõppu, teeme uue plaani, plaan B ja teeme ühe kristliku ühiskonna ja teeme neile. Et siis võib-olla, et Jumal ütleb sulle ka, et ma mõtlesin, et sinu päästaks ja viiks lõpuks igavikku veetma koos Jumalaga taevas, aga kuna sa ei andnud välja mõõtu, okei, ma võtan kellegi teise sinu asemel. Ja et kuidas me sellesse suhtuksime, eks ole. Et tegelikult me saame aru, et Jumala plaan on täiuslik, ta ei muuda oma plaani, ta ei mõtle ümber, nagu inimesed sageli teevad, vaid Jumala plaan ja see Jumala plaan Iisraeli rahvaga, see annab ka meile kindluse, et Jumala plaan meiega võib olla siis selline täiuslik, vaatamata sellele, et meie oleme ebatäiuslikud. Ja kuidagi nagu sellised mõtted on lahti rullunud minule vaadates Iisraeli ja nii nagu mõnigi on öelnud, et et see Iisrael pole ju see pole täiuslik Iisrael, nad elavad täiesti sekulaarset elu ja teevad pattugi ja kõike, mis muud. Ja siis ma olen mõelnud, et aga kas piibliaegadel siis Iisrael elas paremini? Et loeme piibli lehekülgedelt, ikka ja jälle nad eksid, langesid samadesse probleemidesse, pattudesse ja nii et tegelikult Jumal ei valinud Iisraeli mitte sellepärast, et nad oleksid täiuslikud, vaid lihtsalt, et see oli osa Jumala plaanist ja Jumal on järjekindel oma plaaniga ja Jumal suutis vaatamata Iisraeli eksitustele tuua meile Messia maailma, tuua lunastuse, tuua päästja ja kes suri ja lunastas meie patud ja suutis meile tuua piibliraamatu, mis on läbi aegade kestnud ja mina olen muide ka suur piiblifänn ja väga paljud on öelnud, et sa ei saa lahutada Iisraeli piiblist, et piibel ja Iisrael on Jumala plaanis nagu ühtemoodi ja muidugi Jumala tõotused selle maa ja rahva kohta. Siin on ka just Mar-a-Lagos keegi just tõi selle mõtte väga selgelt esile, et kui Jumal andis tõotuse, siis ta ei andnud tõotust mitte rahva juhtidele, vaid rahva kohta ja maa kohta. Et need kaks sellist parameetrit oli, et ma annan selle maa läbi aegade sinu rahvale ja ma õnnistan sind ja olen sulle Jumalaks. Et tegelikult need tõotused on, mis kestavad ja kui me piiblit loeme ja me usume, siis me oleme kindlad, et Iisrael ei tulnud juhtumisi 2000 aastat pärast seda, kui nad oma maa pealt ära aeti, nad ei tulnud tagasi ja ei saanud seda maad uuesti, vaid see on olnud väga selge Jumala plaan ja tänu Jumalale mina olen küll õnnelik, et mulle on see osa ka Jumala plaanist avanenud ja ma loodan, et väga mitmed võib-olla suudavad sellega enda jaoks avastada, võib-olla et mõnigi, kes meid vaatab ja kuulab ja mõtleb järgi, mõtleb ausalt ja objektiivselt neid asju, et kuidagi nagu Jumal saab uuel moel avada ja muidugi ma olen ka kindel, et
nii suured tõed avanevadki jupphaaval, et minu jaoks on need ka, et ma olen nüüd tegelenud aastast 2001 ikka väga tihedalt selle teemaga ja ikka ja jälle ma leian, et Jumal avab mõne uue nüansi minule selles tões. Ja ma usun ka, et see on nii-öelda mingis mõttes lõputu, et see peabki nagu Jumala sõna tegelikult iga kristlase elus, ka nendel, kes võib-olla täna Iisraeli veel ei mõista või ei ole seda seost suutnud luua, siis me ju oma usuelus ka läheme jupphaaval, et see ongi nagu põhjatu. Sind kuulates mul tekkis selline mõte ka üks asi, mis mulle endal Iisraelis olles nagu hakkas tasapisi avanema, mis paljudel kristlastel piiblit lugedes jääb kahe silma vahele, on see, et me loeme piiblit oma isikliku pääste vaatenurgast ja see kõik on õige, sest et Jeesuse kaudu meil ongi isiklik pääste tulnud igale inimesele siin maailmas, sealhulgas ka juutidele individuaalselt. Aga piibel ei räägi meile ainult isiklikust päästest, vaid ta räägib nagu Iisraeli kontekstis on olemas tõotused ja Jumala plaan, mis on ka seotud rahvaga tegelikult. Et seal on nagu üks teine tasand või mõõde tuleb sisse, et sa juba ise ka mainisid, et kõik, mida Jumal, mis on kirja pandud tegelikult Iisraeli maa kohta, see on nagu, me nagu libiseme sellest üle, eks ju, et nii-öelda see meid isiklikult hetkel ei kõneta, aga kui me räägime Iisraeli taastamisest ja üldse Jumala tegemistest Iisraeliga, me näeme seal kogu aeg seda rahva tasandit ka. Kuidas sulle tundub? Oled sa minuga nõus? No täiesti nõus, sest tegelikult Jumal ju tegeles ka selle maaga. Kui rahvas eksis, siis neilt võeti ka see maa ja Jumalal oli ka alati päästeplaan ja ka alati nagu selline positiivne plaan nende eksimustele vaatamata. Sest kui Jumal käituks inimesele alati vastavalt tema eksimusele, no siis ei oleks meil ju kellelgi lootust, eks ole. Aga Jumal alati taastas maa ja väga huvitav on lugeda piiblis ka teise ajaraamatu algusosas, kus Jumal räägib templi kohta, annab väga erilise tõotuse, siis kui Saalomon templi valmis sai ja Jumal kõneles, Jumal ilmus talle väga otseselt rääkis, et nüüd, kui sa oled selle templi ehitanud, et kui sa palvetad selle poole, isegi kui sa oled eksinud ja sa alandad ja palvetad, siis ma annan andeks su patu ja säästan sinu maa. Et need tõotused on väga huvitavad just, et see patu andestamine ja siis selle maa säästmine ja taastamine, et need käivad käsi käes. Ja minu meelest, kas seal samas kohas ei ole mitte öeldud niimoodi, et kui sa selles paigas palvetad, et ei ole, et lihtsalt kus iganes sa palvetad, aga Jumal nagu seob ise oma tõotustes nagu selle õnnistuse selle paigaga. Ja selles paigas või selle paiga suunas, selle paiga poole palvetad. Ja olen alati üritanud ka Templimäele minna, kui ma olen seal olnud, et minu jaoks on see koht ka väga, väga eriline just seoses Jumala tõotusega, mitte et see mägi nüüd oleks kuidagi selles mõttes püham, aga kui Jumala tõotus on teatud paigaga seotud, siis sa ikkagi nagu seostad seda otseselt Jumala tõotusega. Ja Jumala tõotused on need, mis kehtivad läbi aegade. Et siin me ei saa öelda, et kui ajad möödub mingisugune 100 või möödub 1000 aastat, et see Jumalal oleks mingi probleem. Et igal juhul Jumala jaoks ei ole need ajad mingi ületamatu probleem või mingi ületamatu takistus. Ja just ja siinkohal see on vaatajatele julgustus süveneda piiblisse, lugeda neid tõotusi rahulikult. Et tõesti me sageli väga kiiresti libiseme nendest üle. Et see teema käsitlus natukene kokku võtta, ma küsin sult sellise küsimuse, et kas sa usud, et Iisraeli nii-öelda ilmutus Iisraelist on igale kristlasele mõeldud? Ma usun, et Jumal siiski tahab, et inimesed saaksid tema plaanist aru. Ja et see on nagu selline üldine arusaam. Piibel ütleb ühes kohas ka, et Jumal ei tee midagi ilma, et ta oma sulastele prohvetitele annaks ette teada. Tähendab, et Jumala sõnum, Jumala plaani kohta on läinud alati läbi
läbi prohvetite on toodud esile ja nüüd on meie küsimus alati, et kas me seda tahame aru saada, kas me uurime, kas see on meie jaoks tähtis. Mulle väga meeldis, kuidas sa ütlesid seda isikliku pääste seisukohast või siis näeme me seda kuidagi nagu üldisemalt. Ja ma arvangi, et me kipume olema väga enesekesksed, et kuidas asi minu vaatenurgast tundub, sest mina olen ju kõige keskel ja kogu muu maailm on minu ümber. Aga kui me natuke muudame seda pilti, et Jumal on kõige keskel ja tema plaanid ja meie üritame olla osa tema plaanist, siis võib-olla, et meie perspektiiv täiesti muutub. Ja minu arust see Iisraeli areng on niivõrd põnev olnud läbi aegade. Ma olen jõudnud nagu arusaamisele ka kuidagi nagu Jumala plaanis, et teatud ajad jõudsid sinna maani, et Jumal hakkas uuesti seda Iisraeli oma valitud rahva kätte uuesti tagasi tooma. Ja ma olen jälginud seda, teatud mõttes nagu sellise, olen üritanud seda suurt pilti enda jaoks lahti mõtestada ja see on huvitav, kui vaadata neid aastaid ja neid aegu ja Jumalal on piiblis ka need 50-aastased etapid. Ja see on üks väga huvitav asi. Ma nüüd ei taha mingit õpetust luua siin, et kõik peaks 50 aasta tagant juhtuma. Jumalal kindlasti on igaks päevaks mingisugune oma üllatus meie jaoks. Aga huvitav, kui aastal 1867 avastas Briti kindral Charles Warren uuesti leidis üles vana Taaveti linna. Mõni arvab, et vana Jeruusalemm on see, mis on seal tänaste müüride vahel. Jah, see oli Jeesuse-aegne Jeruusalemm. Aga nüüd, kui see Jeruusalemm võtta, mille kuningas Taavet vallutas jebuuslastelt, siis see on väljaspool neid müüre. Ja see oli vahepeal täiesti ajaloost kadunud. Nii et see ligi 2000 aastat, millal ta ära kaotati ja kes teda nüüd pidi leidma, aga see on huvitav Charles Warren kindralina ja tema läks hoopis otsima seaduselaegast. See on huvitav teema, et kus on seaduselaegas. Ja Türgi Ottomani impeerium oli võimul sel ajal Jeruusalemmas ja ta mõtles, et läheb ja kaevab sealt templimäe alt. Ja siis Ottomani impeeriumi need suured vaimulikud ütlesid, ei, siia sama labidat küll maasse ei löö, et siin on meie mosseed. Ja siis ta läks sinna lähedale. Ta arvas, et kui kõige lähem koht, kus ta siis saab midagi teha Briti krooni heaks, siis on siis seal lähedal ja seal oli Gihoni allikas ja vaat see Gihoni allikas, siis tal tuli meelde, et kui on üks allikas, et siis seal pidi olema ka vana linn nendest aegadest. Ja ta leidis vana Jeruusalemma ja see on huvitav, et sellest ajast alates hakkasid alijalained, hakkas juudi rahvas tuhandete kaupa minema Iisraeli. Nii et see on 1867 ja täpselt 50 aastat hiljem Briti välisminister Balfour andis deklaratsiooni, et meie panustame, me lubame, et me anname juutidele nende põlise maa tagasi. Nii et 1917 oli Balfouri deklaratsioon ja sealt veel 50 aastat edasi, 1967 ühendati Jeruusalemm. Sinna vahele jäi küll Iisraeli riigi taassünd, 1947 andis ÜRO välja resolutsiooni 181 ja siis pool aastat hiljem siis tegelikult reaalselt see riik loodi maikuus 1948, aga see on huvitav need 50-aastase sammuga need asjad, need kõige suuremad tärminid toimusid ja siis veel 50 aastat edasi, 2017 USA tunnustas Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Ja imeline mõelda, eks ole, et mismoodi Jumala plaan rullub lahti ja kui me vaatame ainult neid kõige suuremaid verstaposte seal, aga siis mõelda, et seda rahvast ju ei olnud olemas. Ta oli kõigi rahvaste keskel.
seda keelt ei rääkinud keegi. Erinevad allikad kinnitavad, kui sa loed seda ajalugu, et see ei olnud selline nii-öelda teadlik, motiveeritud kogunemine, et ühtepidi loomulikult juudid aastatuhandeid vaatasid Sioni poole ja igatsesid ja see on nende pärimuses ja lauludes sees. Aga ütleme, see kaasaja riigi rajamine, mida rohkem sa seda uurid, seda rohkem sa näed, et see ei ole inimkätega tehtud. Et pigem olid kõik näidustused vastu, inimesed ei tahtnud ja küll seal oli igasuguseid takistusi. Ja isegi Herzl, kes esimese sionistliku kongressi kutsus kokku, esimesed mõtted olid, et teeme selle juudi riigi kuskile Aafrikas. Ja saksa keeles üldsegi on ju. Ja saksa keeles ja Aafrikas ja küll me leiame mingi koha ja siis Venemaal oli ka juba mingi juudi autonoomne oblast ja et võib-olla teeme hoopis sinna ja et kuidagi see mõte, et Jumal on andnud selle pisikese maalapi, mis on poole väiksem kui Eestimaa, on andnud juudi rahvale igaveseks omandiks. See mõte nagu üldse ei haakunud kõigi nende ettevalmistustega. Ja et kuidagi nagu Jumal tõi selle tähelepanu ja kuidagi mulle tundub, et tõenäoliselt ikkagi see Charles Warreni, see Taaveti linna avastamine, see võis olla üks vähemalt käivitaja, mis hakkas neid alialaineid tooma 18. Jah, et lihtsalt väike mõte siia juurde, et ma usun ka, vaata need on nii selgelt vaimsed asjad, et käivitamise all ka see ei olnud, et kõik juudid said korraga lendlehe, et näed, et nüüd Taaveti linn avastati, et nüüd minge tagasi, eks, et kuidagi mingid väga suured protsessid toimuvad paralleelselt tegelikult ja nii-öelda üks asi lükkab neid ja teine asi lükkab neid ja lihtsalt see ongi nagu meil huvitav kõrvalt lihtsalt täheldada, et vaata, kui huvitav, et see oli see linna avastamine ja kohe hakkasid nagu nii-öelda nagu vaimus midagi lükkus liikvele. Ja vaatamata sellele, et see oli Ottomani impeerium, seal oli islamistlik valitsus ja seal tegelikult ei tohtinud isegi harrastada ei judaismi ega kristlust, et tegelikult see oli kõigil teistel ju ikkagi selliste läbi takistuste ja kõige vähem tõenäoline koht, kuhu minna, sest juudid olid ju edukad Ameerikas ja Ühendkuningriigis ja ka mujal Euroopas, ka Saksamaal, et tegelikult et mis neid nüüd tõukab sinna kuhugi ääremaale tühi ja nii nagu see oli vähe asustatud sinna minna loodusega võitlema ja mingisuguseid kibutseid looma sinna, et täiesti uskumatu, eks ole. Jah, et sa leiad, ütleme, 20 hullu võib-olla kuskilt, aga mitte tuhandeid inimesi, kes tahaksid sinna minna. See on tõesti väga-väga põnev lugu. Mul tuli meelde veel üks näide sellisest ka täiesti vaimsest asjast, kuidas enne Iisraeli riigi ametlikku kinnitamist 1948 enne seda ÜRO otsust ja siis väljakuulutamist, kas ei leitud mitte Surnu mere piirkonnast Jesaja raamatu rulle, mis ka profeteerisid selle riigi taastamist. Oskad sa seda kommenteerida? Ja just leiti Qumrani koobas ja leiti sealt esimesed rullraamatud aastal 1947, aga tegelikult neid koopaid on seal ümberringi umbes 10 nüüd leitud ja nüüd on leitud ka see asundus, kus oli see kogukond ehk siis esseenid, kes kirjutasid neid rullraamatuid ja nende ülesanne oligi piiblit paljundada. Tänapäeva trükikoda, aga kuna trükikunsti polnud veel leiutatud, veel tükk aega ei leiutatud, et siis keegi pidi ju piibliraamatud kõik käsitsi ümber kirjutama ja see on huvitav, et need olid kadunud 2000 aastat. Esseenid kirjutasid need ja siis kui tuli Rooma vägi, et ülestõus maha suruda aastal 70 pärast Kristust, siis nad peitsid need koobastesse. Ja need rullraamatud peideti siis seal hajutatult umbes 10 koopasse, nagu praegu on leitud, võib-olla et on veel midagi leidmata. Aga igal juhul need rullraamatud olid seal nii kaua peidus, kuni Iisraeli riik praktiliselt loodi. Et need esimesed leiti küll natukene enne, aga ega nende kohta midagi palju ei teatud. Ja need hoitakse tänasel päeval siis enamasti Iisraeli muuseumis Jeruusalemmas, aga ka Washingtonis, ka Ameerika muuseumis on nad olemas, et olen neid ise näinud ja tõepoolest
heebrea keel ei ole nii palju muutunud, et nad oleks loetamatud, kuigi mõningad muutused on kindlasti toimunud ja kirjapilt ja šrift on natukene erinev, aga sellele vaatamata nad on täiesti tänapäeva juudi kooliõpilasele loetavad raamatud ja nad leiti täpselt just õigel ajal, kui Iisraeli riik oli rajamisel ja siis nad tulid välja ja mis muidugi kõige huvitavam, et Jumal lõi sellesse piirkonda kliima, mis säilitas rullraamatuid läbi 2 aastatuhande. Ja kui nad leiti ja viidi kuskile ära, ka Jeruusalemma, siis nad hakkasid juba tuhmuma mõne aastaga, sellepärast et seal oli lihtsalt niivõrd kuiv kliima ja Surnumere kõrb ilmselt ongi üks maailmas kuivamaid paiku, umbes 10 millimeetrit sademeid aastas. Nii et seal lihtsalt, et kõigepealt Jumal tegi kliimaseadme sinna paika ja siis hoidis neid rullraamatuid koobastes ja siis nad leiti ja see on, minu arust see on ka üks väga huvitav selline tähelepanek ja ma olen ise käinud ka paigas, kus olid viimane ellu jäänud juudi kogukond selle aja Iisraelis, kui Rooma väed tulid ülestõusu maha suruma, olid siis Masada mäe peal ja muide Masada mäe peal on ka üks sünagoog, kust tuli välja rullraamat prohvet Hesekieli ettekuulutusega surnud luudest, et kuidas nad saavad elavaks. Et just see oli siis see viimane koht, kus ülestõus sai lüüa, need 1000 inimest praktiliselt sooritasid enesetapu, 2 naist ja mõned lapsed jäid ellu, kes peitsid ennast siis selle kollektiivse hukkumise ajal ja siis nüüd toodi sealt samast sünagoogist välja siis rullraamat, mis rääkis, et kas need surnud luud saavad veel kord elavaks, nii nagu prohvet Hesekiel kirjutab ja siis ta kirjutab, et sellest Iisraeli riigi taastamisest ja täpselt kõik need asjad huvitavalt on kokku langenud ja see ei saa juhus olla. Just, mõtlen seda sama, et esiteks need ei ole mingid internetist loetud lood, vaid need on reaalsed paigad, kohad, need tõendid, need on ülestähendused ja kui sa hakkadki neid vaatama, oleks, et okei, tead, üks mingisugune väikene detailikene siin kuskil läheb, aga neid on nii palju ja see kõik ütlebki meile seda, et siin toimub midagi üleloomulikku, et see ei saa olla päris tavaline, see ei ole nagu inimeste orkestreeritud asi tegelikult. Qumrani suhtes on veel üks huvitav asi, mis on võib-olla on küsimärk üleval, ega me täpselt ei tea, aga arvatakse, et Risti Johannes käis seal õppimas esseenide juures. Sellepärast, et see vennaskond oli seal küll, nad andsid tõotuse, nad olid lahkunud sealt, on teada, et seal oli ka naisi teenijate hulgas, aga nad ei olnud abielus aga et Risti Johannes, kuna on teada, et ta seal kandis ristis Jordanis ja ta pidi ka kuskil õppima tundma pühakirja ja loomulikult kus siis veel, kui seda kirjutati ringi ja kus see vennaskond ainult sellega tegeles, et paljundada pühakirja, et see oleks järgmistele põlvkondadele kättesaadav. Ja see on huvitav, et Qumrani vennaskonna juures siis isegi seal praegu Qumranis, kus näidatakse esitlusvideot kogu sellest tegevusest, mis seal võis toimuda ja kus on nagu see siis näitlejatega lavastatud, siis seal tuuakse see Risti Johannese kuju sisse ja see on Uue Testamendi tegelaskuju ja ikkagi, et Iisrael nagu tunnustab neid asju ka, mis on Uues Testamendis. Teinekord nad ei pane seda asja väga sildina otsa ette, aga et see Risti Johannes tõenäoliselt siis võis seal saada õpetuse, kuigi ta ei jäänud sinna, ei andnud tõotust, et jääda sinna kloostrisse või sinna vennaskonna, suletud vennaskonna ridadesse, aga ta tõenäoliselt siis sai seal oma õpetuse kätte ja läks oma missiooni täitma, ehk siis Jordani äärde ristima. Et see on ka üks huvitav lugu ja ma olen alati mõelnud jaanipäeval, et
kui räägitakse jaanipäeva sündmustest, et väga sageli seda sündmust ei kuule või nagu selles kontekstis, mismoodi Risti ja Johannes võis siis selle õpetuse kätte saada ja just sellises huvitavas põnevas paigas nagu Qumran. Väga huvitav ja tõesti näitab meile tegelikult, et kuidas kristlaste ja juutide lugu on omavahel väga-väga seotud. Peeter, aitäh sulle. Me räägime kindlasti edasi veel juutide ja kristlaste omavahelisest koostöös ka kaasajal ja ka tulevikku vaadates. Nii et kallid vaatajad, ma kutsun teid püsima meiega samal lainel ja kohtumiseni järgmises saates.